Tere, te vaatate saatesarja Eesti Kaitseliit 100 5. saadet. Me oleme täna Lauluväljakul Kaitseliidu suurparaadil. On 23. juuni 2018. aasta. Ja käimas on Eesti 100. aastapäeva pidustused. Ühtlasi ka Kaitseliidu 100. aastapäeva pidustused. Kaitseliit küll saab 100-aastaseks alles sügisel 11. novembril 2018. aastal, aga paraadi peetakse just nimelt võidupüha puhul. Ja ühtlasi vaatame tänases saates ka seda, kuidas kaitseliitlased käisid metsatulekahju kustutamas ja mida nad teevad selleks, et paraadile jõuda. Sõjaväeline paraad on midagi teatraliseeritud aruandluselaadset. Seda harjutatakse palju ja hoolega, et riigi kodanikud näeks, milliseks on aastate jooksul meie kaitsevõime kasvanud. Kõik teavad, et igasugune keerulisem tegevus vajab harjutamist. Oleme varasemates saadetes juba rääkinud sellest, et Kaitseväes ja Kaitseliidus viiakse näiteks relvade käsitlemine rutiinse treeningu käigus peaaegu automatismini. Sama võib tegelikult öelda ka rivivõtete ja marsisammu kohta. Et aga paraadil peab kõik eriti hästi välja tulema. Selleks korraldatakse peaproov, kus juba korralikult marssima õpetud üksuste liikumine järjestatakse ning kokku harjutatakse. Enam kui 1500 osavõtjaga paraadi puhul vajab see harjutamist. Kasper Tahvenau, noorte seas tuntud spordipoiss, vehkleja, Keila Valdorfi kooli 9. klassi õpilane, on võidupüha paraadil noortekotkaste Tallinna maleva lipuassistent. Sa oled ka tubli vehkleja, et millal sul aega on nagu siis noortekotkastega tegeleda? Vehklemist ja noortekotkastega tegevust on mul lihtne eraldi hoida, kuna talviti meil on ainult paarid laagrid ja on koondused, siis ma saan samal ajal tegeleda enda treenindega ja võistlemas käia. Aga suvel, kui mul võistlusi pole, siis ma saan noortekotkaste võistlustel käia ja koondustel ja laagrites. Kas lipu kandmine on preemia? Mida sa selleks tegema pead? Hästi marssima kindlasti, kuna sul ei ole seda, kui sa kastis sees oled, siis sul on veel, saad vaadata, kuidagi peitud ära sinna, kui ei oska marssida, aga kui sa oled lipu kõrval või lippur, siis seal peab olema see õige taktitunnetus ja siis sa paistad ka silma. Mida te muidu oma koonduste ajal teete? Koonduste ajal kuna meil on patrullvõistlused, siis me õpimegi just, mis seal ette võib tulla, et neid erinevaid ülesandeid ja neid ülesandeid võib olla ükskõik missuguseid, nii et kas siis see on rivi, side või midagi sellist. Telgi püstitamine ja meditsiin. Ja täpselt, et seal saab ka meeskonnatööd harjutada ja hästi palju sõpru leiab ka. Mis sinu jaoks kõige raskem ülesanne on olnud üleüldse selle aja jooksul? Ma ise mäletan enda eelmise aasta mini-ERNAM, mis on meie riiklik noortekotkaste võistlus, kus öösel oli niimoodi, et olid magamata, ise magad samal ajal, aga kõik käid. Et see põhimõtteliselt käisin niimoodi, et ma ei saanud ise ka aru, aga ma magasin samal ajal. Hästi keeruline. Reservohvitser Frank Kennert Osula on olnud Kaitseliidu liige vaid aasta, aga noorkotkas oli ta juba alates 6. klassist. Lipnik Osula, et mitme mehega te olete nüüd siia paraadile tulnud? Mul peaks olema nüüd 24 meest oma rühmas ja 3 jaoülemat ja siis 24 reakoosseisus inimest siis. Kas oli vaja palju harjutada selleks, et paraadile tulla, et ikkagi Eesti Vabariik 100, et selline suur sündmus? Ei olnud isegi vaja, et me täna hommikul tegime paar korda läbi ja kõik tuli hästi välja, et peaproovis saame veel lihvida asju ja siis homme tuleb kõik hästi välja. Et Järvamalevas on sellised professionaalid? Jah, et inimesed oskavad ikka teha asju ja saavad ilusti hakkama. Päikaharjutused. Kaua sina oled olnud Kaitseliidu liige? Kaitseliitu astusin eelmise aasta jaanuaris, siis seejärel käisin Kaitseväes, nüüd olen edasi Kaitseliidus edasi ja olen olnud 6. klassi saadik, olen olnud ka noorkotkas. Et ajateenistus on läbitud? Ja ajateenistus on minul läbitud, et nüüd tegelen muude asjadega, olen õppima ja käin samamoodi tegelen Kaitseliiduga edasi. Traditsioonilises ühiskonnas on auasi ja samal ajal ka loomulik, et noored jätkavad oma isade, emade, vanaisade ja vanaemade tööd. Seda on oluline rõhutada ajal, kui räägitakse palju rahvuslikest väärtustest, põhimõtetest, traditsioonidest ja aadetest, aga samas seatakse kõik see kahtluse alla. Veteran kaitseliitlane, legendaarsete ERNA-retkede ja EL-ERNA-võistluste mitmekümnekordne läbija leitnant Aare Kabel on üle Eesti tuntud ja lugupeetud kaitseliitlane. Aare on kindlalt just see kaitseliitlane, kelle järele nooremad oma samme seavad. Aare, te olete üks kõige vanemaid vist kaitseliitlasi. Kas te olete päris asutajate hulgas või? Ei ole.
Minu Kaitseliidu tee hakkas 92. aastast pihta. No aga see on ikka päris algus. No alguse poole küll, jah. Te olete päris legendaarne kaitseliitlane, te olete osalenud vist kõikidel retkedel omal ajal või? 13, aga olen osalenud kõikidel eelernadel. See on tohutu koormus tegelikult ühe niisuguse erna läbikäimine. Mis lõbusa pakub niimoodi ennast peaaegu poolsurnuks piinata selle matkaga? Ma vastaksin hoopis teistmoodi. See on siuke meeskonnatöö. Me saame nautida seda meeskonda, kes ühiselt pingutab eesmärgi nimel. Ja kogu see võistluste seltskond, nii organiseerijad, vastutegijad, võistlejad, nad on kõik ühe asja eest väljas ja see on see nauditav asi. Ja lisaks muidugi see pingutus, millega me suudame hakkama saada ja rahulolu pärast tehtus. Mis ametit tegelikult peate eraelus? Mina olen talupidaja. Puhtalt talupidaja. Aga kogu vaba aja veedate Kaitseliidus? Noh, mitte ainult. Eks ole ka muid tegevusi. Sportimist ja muud vaba aja tegevused. Miks te omale Kaitseliitu astusite? No, tekkis tahtmine, oli olukord, kus Nõukogude väed olid veel Eestis sees ja oli vaja seista oma kodu ja rahva eest. Kas te eraelus olete millestki loobuma ka pidanud selle pärast, et olete Kaitseliidus väga aktiivne olnud? Ma arvan, et ei ole. Kõik on tehtud saanud, mis teha olen tahtnud. Alati see, kes leiab ja tahab teha, see leiab võimaluse, kuidas teha. Kes ei taha teha, see leiab alati võimaluse mitte teha. Te olete noori palju Kaitseliitu ise kutsunud ja värvanud või? Te olete kompanii pealik praegu? Jah, kui mina alustasin Roosnalliku üksikkompaniis, meid oli 60 meest, praegusel hetkel on 140. Aga ma arvan, et see on ka mul tublide rühmaülemate teene. Kas paraadil osaleda on auasi Kaitseliitlasele? Absoluutselt. Ei mingit kahtlust. Teine, sa oled Järva maleva siis kodutütarde juht, et kaua sa seda ametit oled pidanud? Ma olen kodutütarde seotud aastast 2012, kui ma läksin tööle noortekeskusesse ja sain endale kodutütarde rühma Järva-Jaanis ja samal aastal liitusin ka Naiskodu kaitsega. Kuidas kodutütred valmistuvad ette selliseks paraadiks ja on see neile nüüd nagu raske katsumus või on elevaks tegev? No see on väheste valitud pärusmaa, et alati on number ees, kui palju tüdrukuid saab ja valime alati neid sihvakamaid ja tublimaid, et käib selline väike konkurss. Kas see on ainult siis välimuse taga? Ei, kindlasti mitte. Me vaatame ka, kui aktiivsed ja tublid nad on olnud ja et kas nad on ära teeninud selle suurepärase võimaluse võidupühal marssida. Mis sind ajendas astuma Kaitseliitu? Mul selline tunne oli juba varem sees, et kuidagi tahaks kuidagi veel rohkem Eesti riigile kasuks olla ja kõik kuidagi tuli ise minu juurde, tulid noored ja tuli Naiskodu kaitse ja Kaitseliit. Ja see ongi see, mida sa päriselus teed? Nüüd on ta minu igapäevatöö, nüüd ma olen Järva malevas Naiskodu kaitse instruktor, ehk siis ma olen palgaline, et minu hobist on saanud minu töö. Tulekandja Remi Seets tahtis juba 5-aastaselt saada noorkotkaks. Kui vana sa oled? 9-aastane. Ja oled esimest korda paraadil või? Jaa. Miks sa nooreks kotkaks hakkasid? Sest ma tahtsin väiksest peale saada nooreks kotkaks. Ja tulevikus kavatsed Kaitseliitlaks hakata ka või? Jaa. Mida sa noore kotkana õppinud juba oled või? Palju. Näiteks paraadis käitumine, enesekaitse. Enesekaitse? Ohoo. Mis see on? Metsas ellujäämine, metsast vett leidmine ja püsside ja noa käsitlemine. Oho, niisugused asjad nagu isegi mõned vanad mehed ei tea, metsas ellujäämisest mitte midagi. Ja sina juba tead? Jah. Ja nüüd toodi paraadile sind, et kas paraadile saamine oli auasi või? Jaa, väga suur au. No kas soovitad enda vanustele poistele noored hakata? Soovitad, jah? Jaa, kohe kindlasti. Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ütles paraadiproovis, et möödunud aasta oli kaitseliitlastele raske ja keeruline, aga sellest tuldi auga välja. Meil oli ikkagi väga palju ette võetud. Õppussiil ja teised regionaalsed õppused, palju muud väljaõpet, muid tegevusi.
aga eks see on ju seda ka väärt. Eesti Vabariik 100 on väärt, et inimesed pingutavad. Ja mitte ainult Eesti Vabariik 100, vaid Kaitseliit 100 samamoodi. Jah, oli pingeline aasta, on edasi pingeline aasta, aga need pinged on ju suunatud selleks, et Eesti riigis oleks rahu. Esimest korda paraad lauluväljakul. Kas see teeb asja mugavamaks võrreldes Vabaduse väljakuga või ebamugavamaks? Ei, eks ta on, iga paraad on oma näoga ja kas ta on mugav või ebamugav. Nagu ma olen öelnud, paraadidel on ainult 2 kindlat asja. Paraad algab ja paraad lõpeb. Et kõik muu on ainult kättevõtmise asi ja nii me ka siin ära teeme. Aga on ju ilus koht teha ja on ka sümboolne koht teha, et siin on ennegi Eesti rahvast vabadusele võideldud. Nüüd me seda vabadusvõitlust lihtsalt kinnistame ja ütleme, et see ongi meie riik, meie inimesed, meie väärtused ja need väärtused lauldi siin vabaks just siin laulva revolutsiooni ajal. Paraadiproovi lõppedes toimus lauluväljakul aga veel üks tseremoonia. Noored kotkad süütasid eelajaloolisel kombel vibuga puupulki hõõrudes muinastule. Süüdatud tuli anti kaitseliitlastelt korraks ka Tallinna kesklinna vanema Vladimir Sveti kätte, kes selle siiski loovutas üleöö hoidmiseks Kaitseliidu Tallinna maleva pealikule Toomas Välile. Tuli liigub nüüd Tallinna malevasse, kus teda hoitakse öö läbi. Laupäeva 23. juuni hommikul ühendati noortekotkaste lauluväljakul süüdatud muinastuli ja Pärnumaal Toris sõjameeste mälestuskirikus reservohvitseride poolt süüdatud mälestustuli sõjaväekalmistu vabadussõja mälestusmärgi juures üheks võidutuleks. Tuled ühendasid Tallinna linnapea Taavi Aas ja Laidoneri seltsi esindaja Villu Loonde. Kohal oli ka Eesti peaminister ja Luteri kiriku peapiiskop ning mitme teise konfessiooni juhid, Eestisse akrediteeritud diplomaadid ja sõjaväeatašeed. Vabadussõja otsustavast Võnnu lahingust möödub täna 99 aastat. Viimase sajandi jooksul on Eestimaa rahvaste käekäik näinud väga erinevaid aegu. Aga meil ei unune mitte kunagi need naised ja mehed, kes astusid oma kodumaa kaitses vastu kordades suuremale vaenlasele. Seetõttu meenutame täna siin Tallinna Kaitseväe kalmistul kui paljudes teistes paikades üle Eestimaa neid, kelle võitluse ja pingutuseta ei elaks me vabas Eesti riigis. Tänavusel paraadil oli veel üks omapära. Võidutule kandjateks olid iga Kaitseliidu maleva, noortekotkaste maleva, naiskodukaitse ringkonna ja kodutütarde ringkonna tublimad liikmed. Kaitseväe juhataja kinnitas tulekandjatele vääridele tunnusmedalid, mis ei ole lihtsalt tulekandja tunnuseks, vaid on ühtlasi ka tunnuseks panuse eest Kaitseliidu kui organisatsiooni kui Eesti riigi sünnitunnistuse hoidja poolt. Paraad lauluväljakul algas kell 11. Aga juba kell 10 oli kõik see Kaitseliidu mees ja naine ja noorkotkad ning kodutütredki täisvarustuses ja piduvormis. Välismaised üksused olid kohati nii uhked, et ainult ohka. Näiteks brittidel oli paraadil kaasas isegi nende väeosa maskott Kits. Külla olid saabunud ka mitme välisriigi presidendid. Kõlasid sõjaväelised tervitused, reedene külm ja vihmakalkvel ilm oli pööranud üleöö ilusaks soojaks hommikuks. Eesti president, kaitsejõudude kõrgeim juht, vaatas meie sõjaväelisi traditsioone järgides paraadriivi üle ja astus tribüünile, tuletades oma kõnes meelde Vikipalu äsjas suurt metsatulekahju, kus osalesid Päästeameti abilistena kustutustöödel palju kaitseliitlasi ja teisigi vabatahtlikke. Meie enda jõud ja tahe on meie julgeoleku suurim tagatis. Me reageerime turvalisusega seotud kriisidele, näiteks ka selle kõrbelise suve metsatulekahjude korral, ikka kogu rahvaga. Rahvas on väljas koos kutseliste päästjatega ja kutselised päästjadki teavad, kuidas koos vabatahtlikega toimida. Nagu öeldud, võidutulede kandjateks olid tänavu valitud sümboolselt perekonnad. Mõnel puhul aga nii päriselt oligi, et tulekandjateks olid ema ja isa ning poeg ja tütar. Või näiteks vanaisa koos lapselastega. Kaitseliitlane kapral Kalev Nõmmeloo ja tema lapselapsed
on just selline uhke näide. Härra Nõmmelu, te olete lastega tulnud paraadile ja te kõik olete tulekandjad. Tähendab, kui te tulekandjaks esitati, siis peate olema oma ringkonna või oma malevkonnas malevas ühed tublimad või? Jah, enam-vähem kõik lapsed on tublid ja ma ise olen Jõhvi malevkonna pealik ja siis sai loosiga valitud kõik ja juhtus niimoodi olema, et meie kõik oleme ühest perekonnast. Ainult naiskodukaitset meil ei olnud. Kui vana tütre teil on? 13. Kus koolis sa käid? Jõhvi põhikoolis. Ja mitmes klassis? 6. Lähen 7. Kuidas sa nii tubliks said, et siit paraadile saad ja veel medaliga autosustati? Ma pole üpris kindel, aga ma arvan, et ma olen pingutanud, käinud igal pool, üritasin jõida igale üritusele. Ma küsin poja käes ka, et kuidas sina nii tubliks said, et sul medal on rinnas ja... Eks ma osalesin igal pool ja nii see tuli. Kus sa osalesid? Igasugustel laagritel ja üritustel, võistlustel. Või mida vanaisa mõtleb sellest, et tal annab justkui nagu, teil on tõrvik praegu käes, et annaksite nagu tõrviku edasi selle paraadiga ka oma lapsi ja lastele või? Jah, mul on peale nende 2 lapse on veel üks lapselaps, kes lõpetas alles 2 päeva tagasi gümnaasiumi ja tema läheb sõjakooli. Praegast läheb Kuperjanovi pataljoni teenima ja peale seda on tal sisseastumiseksamit teeb Kuperjanovi pataljoni või sellesse sõjakooli, kõrgemasse sõjakooli. Ma arvan, et vanaisa on väga uhke selle asja. Jah, ainukene pojapoeg, et saab ohvitseriks. Teine poeg on ka juba valmis sõjaväkke minema? Võib-olla. Ja kaitseliitlaseks? Kui siis aeg kätte tuleb, jah? Ja tütar läheb siis naiskodukaitsesse või? Ma arvan, jah. Kas vanaisa siil käis või? Jah, vanaisa oli siili formeerija. Lausa? Jah, ma olin formeerija, ma nii vana olen juba, et ma enam osa ei võtnud, aga olin formeerija ja kergjalaväe kompanii koosseisus. Noorepääs meheks küsin veel, et kus väeos sa tahaksid teenida, kui sina peaksid teenima minema? Vennas läheb sul Kuperjanovisse, aga sina? Virusse või Kuperjanovisse ka. Ka, jah? Jah. Räägime ka paraadi korraldusest. Kui palju siis oli Kaitseliidu paraadil osalejaid? Paraadil osales 1596 inimest kokku koos tehnika elementidega. Ja paraadiüksusi seekord sai valitud põhimõtteliselt ringkonna põhimõttel. Ehk Tallinn kui vastuvõttev malev kõige suuremana täiskompaniina ja siis ülejäänud üksustele, kellele siis rühmasuurune üksus, kellele 2 rühmasuurune üksus, vastavalt ka malevate suurustest arvestades. Ehk üle Eesti on kõik malevad täna siin esindatud, lisaks siis naiskodukaitse, kodutütred, noored kotkad, pluss siis ka liitlasüksused, nagu oli näha. Kui tuletoojateks valitakse kõige tublimaid ja tänavu valiti nagu lausa perekondade kaupa, et mul õnnestus paari perekonda intervjueerida seal, või vähemalt paari perekonna esindajad intervjueerida, et siis kas üksusi valitakse samuti tubliduse järgi, et igast malevast parim üksus või? See on juba maleva sisenasi selles mõttes, et ülesanne Kaitseliidu ülemalt tuleb malevle ja malev teeb otsuse, millise üksuse ta paraadile saadab. Kas see on lahingukompanii, on see mõni muu üksus, et see on ikkagi malev otsustada, mis üksus välja läheb. Aga peastaap ei anna nõu ega ei suuna kuidagi või? Nagu ma ütlesin, Kaitseliidu ülem andis korralduse panna välja selline suuruse üksus ja see on maleva pealiku pädevus otsustada, mis üksus välja läheb. Kas oli läbi aegade suurim Kaitseliidu paraad üldse? Ma arvan, et isikkoosseisu poole pealt kindlasti. Et meenub 10 aasta tagune, et me olime 1300 osaleja. Kus järgmine aasta toimub paraad? Ei oska praegu vastut anda, seda otsustab Eesti Vabariigi president. Presidendi käest saadud ja Kaitseliidu tulekandjate poolt kodukanti toodud võidutuled süütasid jaanilaupäeva õhtul põlema ka teie linna või valla jaanilõkke. Tallinna linnaosadele ja Harjumaa omavalitsustele anti võidutuled traditsiooniliselt üle Jüriöö pargis Sõjamäel. Oleme kogunenud Jüriöö parki, et traditsiooniliselt tähistada Eestile olulist sündmust, võidupüha. Sel korral on sündmus veelgi pidulikum. Tegu on Eesti Vabariigi 100. ja Kaitseliidu 100. aastapäeva tähistamisega. Andke see tuli Tallinna Kristiine linnaossa. Andke
võidutuli Viimsi valda. Kandke võidutuli Rae valda võidutule sümbolina. Kandke uhkelt võidutuli Saku valda. Saue vallavalitsus. Kui me vahest isekeskis räägime, et NATO sõdurid osalevad Eesti kaitsmisel, siis ärgem unustagem, et meie ise olemegi NATO. Meie NATO liikmena kaitseme nii Eestit kui ka teisi liitlasi. Kaitseliitlaste marsisamm pole võib-olla nii raiuv nagu mõne teise naaberriigi spetsiaalselt vaid paraadidel esinemiseks trillitud näidisväeosa paraadsamm, kuid kaitseliitlasi pole paraadideks treenitudki. Nende tõelised oskused ja võimed avalduvad ilmselt alles siis, kui on vaja vaenlane tule ja tinarahega kodumaalt välja ajada. Või loodetavasti siis, kui on vaja oma kogukonnale appi tõtata mingi õnnetuse, näiteks metsatulekahju korral. Harjumaal Vikipalu lähistel põles tipphetkel kuni 200 hektarit metsa. Päästeamet palus suurtulekahju kustutamiseks appi vabatahtlikke. Kaitseliidust tuldi appi organiseeritult ja lausa üksuste kaupa. Ja samas osales kustutustöödel vabatahtlikke ka tervete perekondadena. Päästeameti sõnul oli Vikipalu metsatulekahju viimase 10 aasta suurim metsatulekahju Eestis. Tänaseks on see tulekahju metsast sisuliselt kustutatud. Juba 1,5 nädalat tagasi toimus üksikute lokaliseeritud tulekollete otsimine ja järelkustutamine. Kus see põleng algas? Et pühapäeval ta hakkas pihta suurusjärgus selle koha pealt siit kuskilt. Ja kuna tuul oli selle suunalisem, siis ta leviski nagu põhja ja natukene hiljem ka siis teisipäeva õhtuks või hommikuks oli ta siis võtnud kogu selle pindala peale. Praegusel hetkel siis on jäänud põhimõtteliselt see keskkoht, kus siis veel nagu aktiivne kustutamine käib. Ülejäänud kohad, kus me näha, meil siin on üksikud kännud, mis siis põlenud ala pealt põlevad, nendele me liikurtehnikaga siis käime ja võtame maha. Et monitooring käib kogu perimeetri ulatuses, levikut hetkel ohtu ei näe, kui ei peaks suuremat tuult tekkima või midagi sellist. Aga praeguse prognoosi kohalselt loodame kuskil suurusjärgus nädalaga hakkama saada, kui ei juhtu mingeid ekstreemseid olukordi. Praeguse, kui keskmiselt võtta, siis on olnud kuskil 130-135 inimest keskmiselt metsas. Mõni päev rohkem, mõni päev vähem ja sellest 135 on olnud 5-60 vabatahtlikud. Et teine sama palju siis on meie enda isikkoosseisu. Kas oled varem ka sellistel suurpõlengutel käinud? Ausalt öeldes ei ole esimest korda. Kas murrab konti ka? Nii ja naa. Mõnikord satud nii hoogu, et ei pane tähelegi, kui ta saeg lendab, hakkab pärast ikka päris väsinud. Kui sa oled, eks ole, metsas seal ja see nagu joatoru otsas ja siis üksinda sellega siis ja paned seal veel neid hoolikuid üksteise otsa, siis on päris raske üksinda seda edasi-tagasi lohistada, annab ikka lohistada. Ma olen enne Vihterpalu käinud ka kustutamas, nii et kõik on täiesti tuttav teema. Et sinu jaoks ei ole see esimene suurpõleng? Ei, see on juba üks pigem öelda, et juba 3. Et Vihterpalu ja enne oli üks väiksem kuskil metsatulekahju, kus ma käisin, aga seda ei kajastatud. Et see oli selline, olin abis korra. Kuidas sina teada said, et Päästeamet abi vajab? Ikka läbi meedia, kus meil on internet kõige põhiline, mida ma töö juures jälgin, et siis sealt tuli see appikutse minu jaoks. Läbi sotsiaalmeedia? Ei, Delfi, Postimees, lugesin sealt seda ja siis on muidugi raadio. Kas see otsus tuli kiirelt, et tulla appi siia? Põhimõtteliselt, et võtsin ühendust paari sõbraga, et küsin, kas nad tahaksid ka liituda ja siin ma olen. Vikipalu metsatulekahju kustutustööde käiguga tulid tutvuma ka president Kersti Kaljulaid ja siseminister Andres Anvelt. Keskelt läbi on olnud meil metsas inimesi sedasi 130 ringis, kellest siis 50-60 on vabatahtlikud ja ülejäänud on siis meie enda jõud Põhjakeskusest ja natukene ka Idakeskusest oleme appi võtnud. Hetkel rohkem ei ole teinud. See, kus me korra oleme üle käinud, tundub kõik ja siis järgmine hommiku vaatad samasse kohta ja jälle otsast. Et seda fronti tegelikult me oleme tulnud vist 2 päeva korra käinud tagasi. Nüüd tundub, et hakkame looma.
et selles mõttes 2 korda on ta läinud uuesti... Ta on nagu need uuesti kolded välja tulnud. Kolded välja tulnud, eks. See ongi kõige hullem, et sa põhimõtteliselt iga meetri peale lased 2 tonni vett, 15 minutit. Põhimõtteliselt sisuliselt sa kõnnid iga kännu juures või mingisugune 10-15 minutit lased vett, mitte 2 tonni ei lähe, mingi pool tonni vett iga kännu peale põhimõtteliselt. Siis astud järgmise kännu juurde, järgmise veerand tundi. Ja õhtul saad siis tagasi arvestuse teha, et 10 tonni tööd mitu kändu oli. Kui tihti juhtub, et minister ja president astuvad selliselt suurpõlengult läbi? No minister huvi tunneb alati, kui on suurem asi ja loeb ka protokolli ja koha peale ta ilmselt jõuab ikkagi vastavalt oma ajakavale, et kas tal on aega või ei ole, aga minister ikka kipub tulema, kui on suurem ja pikem sündmus. Presidendi kohaletulek on vähe harvem, et ilmselt on temal ka tegemisi hästi palju. Kuidas teie nagu saite teada sellest põlengust ja appi tõttasite? Esmaspäeva hommikul helistas mulle Harju maleva staabiülem ja ütles, et metsapõleng on aegviidus. Ja kuna oli ka teel siis Päästeameti ametlik abipalve, siis sain ma ülesande oma malevkonna vastutusalas organiseerida vähemalt 20 vabatahtlikku päästjatele appi. Ja nii see protsess algaski. Mitmes suur selline põleng teie jaoks on? Minu jaoks on ta tegelikult esimene. Ma ei mäleta varast, et ma oleks käinud taolisel hädaolukorral aitamas. Nii et see, mis me eelnevalt oleme teinud lauaõppustel, on jõudnud siis ka minu jaoks ka praktikasse ja samuti ka teistele kaitseliitlastele, kes siin on osalenud. Ja kaitseliitlased saavad tegelikult väga hästi hakkama? Loomulikult me oleme ju organiseerinud jõud ja Päästeameti toetamine rahuajal, see on ju meie üks ülesannetest ja seda me oleme kohustatud tegema ja me teeme seda. Tõesti 6. päevas see tulekahju siin käib, põlengu pindala on siin kuskil praegu 100 hektarit on kogu ara, mis on ära põlenud 200 hektarit ja selleks, et saada seda kontrolli alla ja hoida seda kontrolli, on kindlasti hästi oluline vabatahtlike kaasamine ja meile väga meeldivad just organiseeritud vabatahtlikud ja kaitseliitlased on väga hästi organiseeritud vabatahtlikud ja sellepärast on ka kaitseliitlased siia ka metsa kaasatud, et siis need kustutustöid teha, sest see kustutustöö tegemine on siin tegelikult väga aega või nõudev, ta on ka füüsiliselt raske, nii et kaitseliitlased kuluvad metsas marjaks ära.